Tšauki tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad. Märtsikuu hakkab siis läbi saama ja algab meil naljakuu aprill ja vaatame siis üle, mida see uus kuu toob kõigile 12 tähtkujule. Tšauki tšau kõikidele jääradele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mida see aprilli algus siin toob jäära tähtkujule. Mis on aprilli alguses tulemas jäärale? Päris siuksed huvitavad kaardid siia kohe välja. Muidugi esimese kaardina kohe nägin ära, et lendas laua peale tornikaart. Tornikaart tähendab ootamatuid kiireid sündmusi. Ta võib muidugi olla siuke nagu maailma kokkuvarisemise kaart, aga ta alati ei pea tähendama nagu halba. Et väga järsku võivad ka mingid väga positiivsed asjad juhtuda ja samas kui te olete hetkel mingis raskes olukorras, siis võib see tähendada seda, et väga järsku võib see raske olukord hoopis läbi saada. Igal juhul peate te siin olema nagu valmis tegutsema. Teise kaardina muidugi on siin kohe jääral väljas karikate 8. Karikate 8 on siis veits selline nagu elu mõtte või mingi unistuse poole nagu liikumise kaart. Samas räägib ta ka millegist negatiivsest ja karikate 8 siis ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda mingi unistuse või tuleviku poole, selle jaoks peab midagi negatiivset jääma siin nagu minevikku. Et ma ei tea, kas see on mingi toksiline sidesuhe, inimene, võib see olla mingi halb harjumus, sõltuvus, kindlasti ka nagu negatiivne mõtteviis ja võib-olla mingid hirmud. Et see peaks olema seotud emotsioonidega, sest karikad on emotsionaalsed kaardid, et võib-olla on siin vaja vabaneda mingist negatiivsest emotsioonist. Muidugi tegelikult mingi uus algus peaks teil juba siin algama, sellepärast et 3. kaardina on jäära jaoks väljas ka mõõkade 6 ja mõõkade 6 alati räägib siis sellisest nagu uuest algusest. Ta on muidugi ka raskuste ületamise ja nagu seljatamise kaart, et see ütleb, et kõige hullem on justkui nagu selja taga. Samas ta on natukene nagu negatiivse suhtumise kaart, et enamus mõõkade kaardid on ikkagi siis kergelt siuksed nagu negatiivsed, kuigi see mõõkade 6 ei ole negatiivne kaart, aga natukene see negatiivne pool siin ütleb, et võib-olla keegi hoiab liiga tugevalt kinni mingitest negatiivsetest mineviku kogemustest või sündmustest või suhetest. Et igal juhul see kaart ütleb, et te peaksite positiivsemalt suhtuma enda olukorda ja liikuma siis enda uue alguse poole. Nüüd teine rida algab kohe jäära jaoks Hierofanti kaardiga. Ja Hierofanti kaart on siis hästi tugev siuke nagu spirituaalse abielu kaart. Mina muidugi ütlen, et see on siuke nagu lepinguliste liitude kaart, sest see kaart räägib hästi tugevatest sidemetest. Ja lepingulised liidud on alati siis kõige tugevamad. Muidugi siin on nüüd tööleping, abieluleping. Ta ei pea olema kirjalik leping, eks ju. Aga igal juhul Hierofanti kaart nagu ütleb, et siin on võimalik sõlmida siis mingeid väga tugevaid sidemeid või suhteid. Et ma ei tea, kuidas siin kellegile on, eks ju, et mõne jaoks võib see olla tõesti mingi tööalane asi, samas kellegi teise jaoks võib see olla nagu romantiline asi. Muidugi, kuna siin on üleval torn ja karikate 8, siis kahjuks siin kellelgi võib olla ka minevikus mingi abielu laiali läinud või väga järsku on mingile suhtele võib-olla lõpp tulnud ja võib-olla need ongi need negatiivsed emotsioonid ja muljed siin, mis teid veel kinni hoiavad, aga samas nagu eelmine rida lõppes ära selle mõõkade 6-ga, siis see kaart ütles, et hullem on nagu selja taga, et ei tasu siin liigselt nagu nukker olla. Ja samas on väga suur lootus olemas, et ikkagi mingi tugev liit siit Hierofantiga tuleb ja seda näitab võib-olla ka eelviimane kaart, milleks on siis karikate rüütel. Ja karikate rüütel on üks parimaid siukseid nagu austajate kaarte, kõik rüütlid on nagu veits siuksed austajate kaardid. Nad alati ei pea olema, et nad võivad näidata ka teie enda siukest energiat. Et kui karikate rüütel näitab teie enda energiat, siis võib-olla te tunnete ennast hästi emotsionaalsena või hästi romantilisena. Samas kui see on siuke nagu austaja kaart, siis ta võib rääkida romantilisest austajast. See võib ka tähendada mingeid kutseid ja keegi võib ka enda tundeid teile avaldada. Et siin on siuke huvitav energia, et siin ei ole 100% ma kindel, et võib-olla on ka siis teie austajal või partneril või lähedasel inimesel siin midagi, mis on tal minevikus, millest ta veel natukene kinni hoiab. Et kui teil endal ei resoneeru see, et midagi on seal minevikus suhtes valesti läinud, siis võib ka olla, et mingi austaja, kes teie poole tahab tulla, et tal on olnud siuke nagu raske suhte minevik või midagi taolist. Kellegil on siin hästi palju emotsioone nende karikatega. Aga viimase kaardina tuleb jääradele välja mõõkade kuningas.
mõõkade kuningas on siis kindlasti sihuke hästi sihikindel inimene. Enamasti mõõkade nii emad kui kuningas on väga siuksed iseseisvad inimesed, hästi ausad, nutikad ja tegusad. Muidugi mõõgad on ka siuksed suhtlemise kaardid, keegi võib siin ühendust võtta. Mõõkade kuningas muidugi on veel ka siuke nagu ennast kehtestav, et kui te tunnete ennast selles energias ära, siis väga võimalik on see, et te peate ennast mingis olukorras nagu kehtestama. Aga samas see võib ka olla siis siuke austaja või partneri või lähedase isiku energia. Tegemist on küll meesenergiaga, aga samas meesenergiat on nii meesterahvastel kui naisterahvastel. Et eks te ise teate paremini, kes see teie olukorras on, kas on teie energia või kellegi teise energia. Aga keegi peab siin nagu ennast kehtestama või on ennast kehtestamas. Muidugi mõõkade kuningas võib olla natukene siuke otsekohes ütlemisega inimene, et paljudele see ei pruugi sobida. Samas kui keegi ütleb otse ja ausalt, siis mina ei näe selles midagi halba. Jäärad, see oli siis selleks nädalaks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin sõnnile aprilli alguses tulemas. Mis on tulemas sõnnile aprilli alguses? Ja sõnnile on siit tulemas. Loodame, et tuleb hästi ja 2 kaarti veel. Ahah, 1 kaart läks siin tagurpidi ja viimane lõpukaart sõnnile on. Mis on viimane lõpukaart aprilli alguseks sõnnile? Ja tuleb siit 2 kaarti ja saavad siin sõnnid ühe lisakaardi. Muidugi nüüd esimesel kohal siin kohe kõige üleval on nägu ülespidi meil väljas rippuv mees või poodu. See võib tähendada natukene segaseid tundeid või emotsioone, võib tähendada seda, et toimub palju asju samal ajal nagu. Ja tegelikult see kaart siis ütleb, et tuleks säilitada rahu ja selge mõistus. Et kindlasti ei tohi siin nagu liigselt kiirustada, eriti kui teil on vaja teha mingi oluline või tähtis otsus ja kui te tunnete ennast emotsionaalselt või kurvana või kurjana, siis see kaart kindlasti ütleb nagu seda, et see ei ole õige aeg võtmaks vastu neid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et ennem tasub nagu maha rahuneda. Muidugi nüüd teise kaardina nägin siit kohe välja lendamas müntide emandat. Müntide emand on kindlasti siuke hästi stabiilne ja turvaline isik, peaks olema ka hästi hooliv, leidlik ja usaldusväärne. Mündid näitavad siis head rahalist järge, võib-olla siis siukest nagu küllust, viljakust. Viljakus all muidugi on ka rasedus, eks ju. Et külluse energia võib ka olla armastuse energia, et tegemist peaks olema hästi positiivse nagu inimesega. Mündid võivad tähendada ka head õnne. Väga võimalik, et sõnnid võivad siin ise saavutada siis sellise hästi mõnusa ja stabiilse turvalise energia. Samas jällegi ei ole üldsegi välistatud, et see võib ka sõnnide jaoks olla siuke nagu austaja, partneri või lähedase isiku kaart. Et tegemist on küll naisenergiaga, samas naisenergiat on nii naisterahvastel kui meesterahvastel. Et siin on võimalusi mõlemale poolele. Nüüd 3. kaardina on esimesse ritta veel välja anda müntide 3. Ja 2 münti nüüd järjest, eks ju, et võib kindlasti tähendada kellegi jaoks mingid tööalaseid arenguid, mingid palgatõuse. Samas müntide 3 ongi siis siuke väga hea nagu meeskonnatöö kaart, et see kaart kindlasti ütleb, et kui te soovite enda olukorras nagu kiiremini areneda, siis ilmselt on siin mõistlik teha teiste inimestega nagu koostööd, mitte üritada üksi läbi suruda. Ja tegelikult müntide 3 tähendab siis ka mingite edasiste plaanide tegemist, et igal juhul on teil võimalik siin teha mingeid edasisi plaane. Ja edasisi plaane on siin võib-olla võimalik teha ka mingi partneriga, sellepärast et teist rida tahab meil alustada karikate 2. Ja karikate 2 on väga hea siuke hingesugulus sidemekaart. See võib tähendada seda, et kokku kas on saanud või saavad siis 2 mingis mõttes nagu hästi erinevat inimest, samas hästi sarnast inimest. Et ühe nõrkused võivad olla teise tugevused ja vastupidi ja läbi selle need inimesed võivad siis luua hästi harmoonilise sideme. Ja tõesti siin kõige rohkem on tunda siis siukest nagu romantilist energiat, aga ma arvan, et siin on ka mingeid teisi võimalusi olemas. Igal juhul peaks siin olema sõnnil võimalus luua siis neid harmoonilisi sidemeid ja tõesti siin võivad siis inimesed üksteist väga hästi nagu täiustada. Nüüd teise kaardina, teise ritta on sõnnile välja anda surmakaart.
surmakaart muidugi ei tähenda nüüd seda, et keegi siin surema hakkab või teis ilma läheb. Et surmakaart on pigem siis siukse hästi suure spirituaalse muutuse kaart. Et te võite hakata asju nägema nagu teise nurga alt või tajuma või mõistma. See on siuke tugev intuitiivne energia ka, võib tähendada spirituaalset ärkamist. Surmakaart siis peaks lõpetama ära mingeid hästi pikalt kestnud nagu tsükleid. See võib olla 5 aastat, 10 aastat, 15 aastat. Muidugi surmakaardi puhul on hästi tähtis siis ka see, et surmakaart ütleb, et ei ole vaja kuhugi nagu otseselt kiirustada, et kõik olukorrad ja asjad peaksid juhtuma siin omal õigel hetkel ja ajal. Nüüd eelviimase kaardina, eelviimase kaardina on siin sõnnidele veel välja anda tähekaart ja tähekaart tähendab meeletult suurt potentsiaali arenemiseks. See võib ka tähendada siukest kuulsuse või tuntuse energiat, et ikkagi staar on ju või täht siis, et keegi võib siin millegiga kuulsaks saada ja see on kindlasti siuke nagu universumi pooldamise energia ka ja universumi kaitse energia. Igal juhul tähekaart ütleb nagu seda, et kui te ise panustate mingitesse olukordadesse, siis te nendes olukordades saate ka positiivseid tulemusi. Ehk siis igal juhul tasub tegutseda selles suunas, kuhu suunas te soovite areneda sennid. Ja viimane lisakaart on teie jaoks mõõkade äss. Ehk siis sennidele tuleb siin teises tähtkuju lugemises esimene äss välja. Muidugi mõõkade äss ülimalt positiivne, sest see on siuke nagu lahenduste ja vastuste kaart või selguste kaart. Võib ka tähendada illusioonidest vabanemist. Et kui on teil mingid olukorrad, kus ei ole olnud nagu lahendusi või vastuseid, siis kindlasti need lahendused peaksid teieni nagu jõudma. Ja just nagu mõõkade äss on ka siis hea uutes algustes. Et kui te olete siin midagi mõelnud nagu proovida, siis ma kindlasti soovitaks, sest mingi asi võib teil väga edukaks osutada, sest see on siuke eduka, võiduka alguse kaart. Ma ei tea siis, mis see olukord täpselt teie jaoks võiks olla. Samas jälle mõõgad tähendavad mingit suhtlust, aga igal juhul siis nagu ütlesin, on see siuke hästi hea selguse kaart. Et väga võimalik, et mingisse olukorda tuleb siis selgus ja te väljute olukorrast võitjana. Sennid. See oli siis selleks nädalaks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis see aprilli algus, päris kiiresti siin esimene kaart tahtis kohe välja tulla ja vaatame, mis siin kaksikule tuleb aprilli alguses ja üks lõpukaart veel ja päris kiiresti tõesti kaksikud täna soovivad suhelda ja on siin siukest emotsiooni energiat päris palju, juba 3 karikat näen. Muidugi alustame siis esimese kaardina tuleb siin välja kaksikutele, tahtsin skorpionid juba öelda. Huvitav, ma ei tea, miks ma tahtsin skorpionid öelda. Kaksikut teil võib siin olla midagi seoses siis skorpioni tähtkujuga. Võib-olla teil on endal skorpion kuskil kuu või tõusumärgis. Aga karikate 4, negatiivse poole pealt ta võib tähendada natukene siukest solvumistunnet või motivatsiooni puudust, millegi või kellegi vältimist. Samas see kaart on hästi positiivse energiaga kaart ja ta räägib mingist ülimalt heast võimalusest või inimesest või mingist valikust. Ja karikate 4 siis ütleb, et tuleks hoida silmad kõrvad lahti. Et kui te väldite kõiki võimalusi või pakkumisi, mis teie suunast tulevad, siis te võite ilma jääda mingist väga heast pakkumisest. Nii et kaksikud, olge siin tähelepanelikud. Muidugi nüüd teise kaardina kohe esimesse ritta on siin välja anda karikate 6 ja karikate 6 on hästi siuke kerge ja mänglev energia, võib-olla natukene ka lapsik energia, aga igal juhul tähendab ta positiivseid emotsioone, võib tähendada üllatusi, kingitusi. Muidugi võib ta tähendada ka suhtlust või suhet või mingit sidet suurema vanuse vahega. Kumb siis, kes on vanem, kes on noorem, väga palju seal vahet ei ole ja muidugi karikate 6 on ka siuke huvitav kaart, mis võib tähendada siis minevikust tagasi tulevaid inimesi, aga see peaks olema siis siukse suurema vahega, nagu et see ei ole siuke inimene, keda te ei ole kuu aega näinud, et see peaks olema aasta või aastad, kui te ei ole seda inimest näinud ja võib see väga võimalik, et on mingi siuke nagu lapsepõlve sõber või lapsepõlve armastus. Igal juhul see peaks olema teie jaoks nagu positiivne inimene, et kui siin kaksikutel keegi tuleb minevikust tagasi, siis sellega kaasnevad siuksed positiivsed emotsioonid.
ja tundub, et neid positiivseid emotsioone on meeletult palju, sellepärast et kolmanda kaardina on siin kaksikutele välja anda veel karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse emotsionaalse rahulolu kaart. Ta võib isegi öelda, et siin keegi nagu mingis olukorras siis tunneb, et justkui tema soov oleks täitunud. Et see on selline hästi üleolev energiakaart ja hästi emotsionaalne, aga just siis positiivsema poole pealt, et ma ei tea, mis olukorras te täpselt olete, aga igal juhul terve esimene rida räägib siin mingitest positiivsetest üllatustest ja emotsioonidest, et väga võimas energia, et tõesti soovitan siis suurelt manifesteerida, sest mingid soovid võivad teil siin täituda. Ja midagi võib toimuda siin teil ka meeletult kiiresti, sest teist rida tahab kaksikutele alustada sauade 8 ja sauade 8 on hästi kiirete arengute kaart. Ta muidugi võib ka tähendada positiivseid uudiseid, aga sauad on aktiivsed, loovad, kirglikud, see aktiivsus kindlasti tähendab mingit sihukest nagu liikumist, et selle poolest siis sauade 8 võib kellegi jaoks tähendada ka nagu reisimist või kolimist või mingit asukoha muudatust, aga igal juhul te peate valmis olema nagu selleks tegutsemiseks, sest hästi kiiresti võib siin teil midagi toimuda, aga pigem on see siis jah, sihuke positiivsete arengute kaart, et ma arvan, et ei ole vaja siin liigselt karta, pigem olge valmis mingiteks edukateks uuteks algusteks siis võib-olla. Ja kui algustest rääkida, siis peab ka rääkima lõppudest ja eelviimase kaardina on kaksikule siia tulnud välja surmakaart. Surmakaart kindlasti ei tähenda siin, et keegi surema hakkab, aga surmakaart on siis hästi suur sihuke spirituaalse nagu muutuse kaart. Ja võib ta tähendada siis seda, et te hakkate asju tajuma või nägema justkui nagu teise nurga alt. Võivad tekkida mingid uued maailmavaated, see on hästi tugev spirituaalse ärkamise kaart, võib-olla hakkate iseennast paremini mõistma. Muidugi surmakaart siis on ka sihuke kaart, mis ütleb, et ei ole vaja kuhugi nagu otseselt kiirustada, et kõik asjad ja olukorrad peaks siis juhtuma omal õigel hetkel ja ajal. Ja kuna ta on siis hästi suur ka sihuke nagu vanade tsüklite lõpukaart, siis surmakaart tähendab hästi pikalt kestvaid tsükleid. Ehk siis kaksikutel võib siin lõppeda ära mingi tsükkel, mis on kestnud, ma ei tea, 5, 10, 15 aastat. Ja tõesti võib see olla just siis selline spirituaalse poole tsükkel ja teete siin mingeid avastusi. Ja viimase kaardina tuleb kaksikutele välja ka veel sauade 10 ja 10 on siis kõik sellised kaardid, mis lõpetavad ka ära vanu tsükleid ja pigem siis ka alustavad uusi tsükleid. Sauade 10 on muidugi sihuke raskete koormate kandmise kaart ja liigsed mured või liigsed kohustused, aga see kaart ütlebki siis seda, et see justkui kas on jäänud või peatselt jääb siis selja taha ja uus tsükkel peaks algama siis ja uus tsükkel on sihuke mure või probleemi vabam. Muidugi sauad jällegi, eks ju, et sauad kindlasti selle aktiivsusega ütlevad, et te peate ise siin tegutsema, aga kui te ise tegutsete, siis te vabanete nendest muredest ja koormatest ja võib-olla sellepärast siin üleval ongi hästi palju neid karikaid, et tänu sellele tuleb teil siis ka hästi palju positiivseid emotsioone. Kaksikud, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame üle, mis on vähile tulemas siin aprilli alguses. Mis on tulemas siin vähile aprilli alguses? Üks kaart jäi siia naljakalt paki vahele kinni ja hea küll, võtame selle sama kaardi siis selleks viimaseks kaardiks ja oleks pidanud selle pakki võib-olla jätma, sest tegemist oli ainukese negatiivse kaardiga, mida ma siin hetkel näen ja annan ta kohe välja siis esimese kaardina vähkidele müntide 5. Müntide 5 või kõik 5 tegelikult natukene räägivad mineviku energiatest, aga see on sihuke nagu rahaenergia kaart, võib ta tähendada puudustunnet, hüljatustunnet, materiaalseid probleeme. Kindlasti tasub siin rahaasjades siis olla ettevaatlik, sest ta võib ka tähendada pettusi, vargusi, mingeid valesid, et ärge laske siin ennast üle kavaldada kellegil. Ja muidugi, kuna 5 on siuksed natukene ka mineviku energiat, siis see võib siin tähendada seda, et minevikus kas olete saanud petta, haiget või on tõesti keegi midagi varastanud. Aga jah, siis rahaasjad tasuks kontrolli all hoida. Muidugi mulle tundub, et need asjad peaksid olema kontrolli all või arengu suunas. Sellepärast, et teise kaardina on vähkidele siin väljas müntide 8.
ja müntide 8 on meeletult hea sihuke nagu arengute kaart. Et ta on nagu hästi aeglane kaart selles mõttes, et ta tähendab kannatlikkust, aga ta ütleb siis justkui, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Ja võib müntide 8 tähendada mingit õppimist, treenimist, harjutamist. Igal juhul hea ka sihuke töö või rahaenergia siis ja noh, müntide 8 tegelikult ütleb nagu, et kui te panete aega ja energiat mingitesse olukordadesse, siis te saate sealt ka nagu positiivseid tulemusi. Ehk siis võib-olla peaksite rohkem panustama just nendesse olukordadesse, kus te tahate näha seda arengut. Ja kui arengutest rääkides, siis nüüd tuleb siia sisse veel võimsam energia, sest 3. kaardina esimesse ritta tuleb vähile välja tähekaart. Ja tähekaart on kõige suurem nagu potentsiaali kaart Taro pakis, et see on nagu lõputu potentsiaal põhimõtteliselt, noh, täht, staar, eks ju, võib tähendada ka sihukest nagu kuulsust või tuntust, et keegi võib siin millegiga nagu kuulsaks saada. Tegemist võib olla siis mingi tööalase asjaga, millega keegi siin võib kuulsaks saada, aga tähekaart tähendab siis ka universumi kaitset ja sihukest pooldamist, võib siin tulla uusi võimalusi, uusi valikuid ja samamoodi siis tähekaart ka ütleb seda, et kui te ise pingutate ja panete energiat nendesse olukordadesse, siis te saate nagu häid tulemusi, et siin juba 2 kaarti järjest nagu ütlevad, et tasub pingutada, et mingid väga positiivsed tulemused on teie poole tulekul. Nüüd muidugi teist rida, vau! Alustame me siit müntide 4-ga. Väga huvitav, esimest rida alustasime müntide 5-ga, teist rida müntide 4-ga, et lähme nagu myntides natukene allapoole, aga see ei tähenda kindlasti midagi halba, et pigem on see just hea, et siin on väljas meil müntide 4 ja müntide 5 korraga, sest 2 kõrvuti olevat samast mastist kaarti tähendavad ju selles aspektis nagu arengut ja müntidel on siis sihuke nii-öelda külluse, rikkuse, viljakuse energia, ehk siis mingid külluslikud viljakad arengud peaks siin siis vähi suunas tulema ja kuna siin on juba 3 münti laual, siis ma eeldan, et need on mingid materiaalsed arengud. Muidugi müntide 4 on siukse stabiilsuse ja turvatunde kaart, et müntide 4 ütlebki jällegi, et kui te oskate enda rahaasjadega ümber käia, siis te suudate säilitada või saavutada selle hästi stabiilse ja turvalise energia. Ja noh, negatiivse poole pealt ta natukene jälle hoiatab nende varguste eest, aga siin müntide 5 see oli juba olemas, et te tegelikult nüüd nagu teate, et peate silmad-kõrvad natukene rohkem lahti hoidma või peate olema natukene tähelepanelik ja peate siis võib-olla vaatama ka, et kuhu te enda raha paigutate. Nüüd muidugi eelviimase kaardina tuleb siit vähkidele välja ka tornikaart ja tornikaart tähendab mingit ootamatut kiiret sündmust. Ta võib tähendada maailma kokkuvarisemist, aga tornikaart ei pea tähendama alati negatiivseid asju, sest kui te hetkel olete mingis negatiivses olukorras, siis see võib tähendada ka väga järsku positiivset muutust, et mingid asjad võivad ka väga järsku alata, et kui üks asi lõpeb ära, siis ikkagi algab midagi uut ja tornikaart on just sihuke kaart, mis ütleb, et väga kiiresti midagi muutub teie olukorras, et olge valmis siis nagu tegutsema, sest teil on väga hea rahaenergia ja siin on see kuulsuse või tuntuse energia ka, et keegi võib siis väga kiiresti mingit kuulsust või tuntust koguda või ma ei tea, kas selle rahaga, et kas te võite ka võib-olla võita või siin on mingid üllatused, kingitused võib-olla ka peidus, et 100% kindel ei ole, aga igal juhul midagi väga järsku siis peaks muutuma teie olukorras. Ja vau, tuleb siia veel münte juurde ja viimase kaardina on vähkidel siin väljas ka müntide 6. Ja Luna tuli ka siit laualt tšau ütlema vähkidele, väga huvitav, ta ei ole väga ammu juba lugemiste ajal siia laua juurde tulnud, sest ta teab tegelikult, et ma väga ei taha, et ta lugemise ajal tuleb. Ta saab alati peale lugemist süüa ja pai ja kõike muud, aga lähme lugemisega edasi ja müntide 6, siis müntide 6 on väga hea sihuke nagu võrdsuse kaart, et võib ta tähendada sihukest võrdset võtmist ja andmist, et kas siis mingis suhtes olevad inimesed panustavad suhtesse võrdselt või see võib ka olla sihuke nagu töösuhe, et kui te panustate enda töösse, siis ka teie tööandja panustab teisse või midagi taolist. Ja noh, kokkuvõttes meil on nüüd siin järjest, eks ju, müntide 4, müntide 5 ja müntide 6, ehk meil on isegi 3 järjestikust samast mastist kaarti ja see kindlasti tähendab siis suuri materiaalseid arenguid. Muidugi müntide 6 võib mõnikord tähendada ka siukseid nagu mingeid üllatusi või kingitusi või igal juhul väga hea rahaenergiat. Ma arvan, et siin tööalastes olukordades keegi võib saada ka mingi ametikõrgenduse või palgatõusu, et võimalusi on hästi palju, tasub oodata ja Luna, mis sina teed? Sa ei ole kunagi nii teinud. Luna, lõpeta.
Luna siin, ma ei tea, kes seal kaamera nurgast oli näha ka, et ta tuli sinna küünla juurde. Väga huvitav, naljakas. Vähid, võib-olla kassidega midagi on teil ka seoses, et siin Luna üritab teid hirmsasti tervitada, aga minnes sinna müntide juurde siis veel tagasi, siis tõesti ma arvan, et siin on toimumas kellegi mingid materiaalsed arengud, samas külluslikud arengud ja viljakad arengud, et võimalusi on palju ja tornikaardiga olge valmis siis kiirelt tegutsema ja tähekaart peaks andma teile võimalikult palju potentsiaali ja samas ka universumi kaitset. Vähid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele lõvidele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kellel on võimalust kanalit toetada, siis võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin lõvidele tulemas aprilli alguses. Mis on lõvidele tulemas? Ohoo, ja siit hüppas nüüd hunnik kaarte välja. Üks kaart on meil ainult puudu, üks lõpukaart lõvile siia aprilli alguseks. Üks lõpukaart ja lõvile ongi need kaardid olemas. Muidugi nüüd kohe kõige esimesena tahtis siia täiesti üles ronida välja sauade 10. 10 on alati siis siuksed nagu uue tsükli alguse kaardid ja nad lõpetavad ära ka vanu võib-olla mitte nii edukaid tsükleid. Sauade 10 on natukene siuke liigsete murede või koormuste või probleemide kaart. Muidugi siis ütleb ta seda, et peaks teie jaoks raske tsükkel kas olema lõppunud või peatselt lõppema ja sauade 10 tähendab siis seda, et peaks algama justkui uus murevaba tsükkel. Muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, ilmselgelt peate te siin ise tegutsema, et selle uue alguse poole liikuda. Võib-olla peate kasutama ära enda loovust, võib-olla peate tegema midagi, mida te teete kirega ja tänu sellele siis te vabanete nendest muredest või koormatest. Nüüd muidugi teise kaardina annan ma siit välja müntide emanda. Müntide emand on siis kindlasti siuke hästi stabiilne, turvaline, usaldusväärne isik. Hästi hooliv, hästi leidlik. Mündid võivad tähendada materiaalset head järge või siis ka head õnne. Et ma ei tea, kas te olete siin ise saavutamas või olete juba selles energias. Muidugi 100% ei saa ma öelda, et see on siin lõvide energia. Tegemist on naisenergia kaardiga, samas naisenergiat on nii meesterahvastel kui naisterahvastel, et siin on mõlemale sugupoolele nagu võimalus, et ühelt poolt see võib olla siis nagu teie energiakaart, energia, mille te võib-olla saavutate, aga samas ta võib ka siis olla austaja, partner või mingi lähedane isik ja keegi võib siis olla heal järjel justkui, eks ju, materiaalselt, aga samas ka küllus ja viljakus, eks ju, et viljakus on ju raseduse energia, et võimalusi siin on. Igal juhul hea rahaenergia ja kohe sellele järgi annaksin ma kolmanda kaardina esimesse ritta müntide rüütli. Ja nüüd rüütlitega on see lugu, et rüütlid tähendavad tihti austajaid, aga nad ei pea alati seda tähendama. Müntide rüütel muidugi on kõige aeglasem rüütel, ehk see kaart kindlasti tähendab siin seda, et lõvidel on vaja siin nagu kannatlikkust. Samas müntide rüütel, kuigi ta on kõige aeglasem rüütel, siis ta on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Ehk siis igal juhul müntide rüütel tähendab siin arenguid, lihtsalt arengud võivad oodatust kauem aega võtta ja kuna see on siuke nagu austaja kaart, siis võib ka tähendada seda, et mingid suhte või austajaga mingid asjad arenevad natukene liiga aeglaselt võib-olla teie jaoks, aga samas ei tasu siis nukraks muutuda, sest igal juhul, nagu ma ütlesin, tähendab see kaart arenguid ja kindlasti võib see tähendada siis ka tööalastes olukordades mingeid materiaalseid arenguid. Nüüd muidugi teist rida. Alustame me lõvi jaoks kuukaardiga. Ja kuukaart on natukene niisugune salakaval kaart, et selle kaardiga natukene peab ettevaatlik olema, et ta mõnikord võib tähendada mingeid illusioone ja pettusid ja valesid, et kindlasti ärge laske siis kellelgi ennast üle kavaldada. Samas aga see kuukaart on siis ka hästi tugev siuke spirituaal ja intuitiivse energiaga kaart, mis ütleb, et te peaksite võib-olla just rohkem usaldama iseennast, et väga võimalik, et mingites olukordades teie enda sisetunne ütleb, kuidas olukord on ja selle järgi võib-olla peaksitegi siis liikuma edasi. Muidugi kuukaart võib natukene olla ka siin kahe vahel oleku kaart, et väga võimalik, et siin osadel lõvidel on vaja vastu võtta mingi otsus või teha ära mingi valik. Ja see valik võib siis olla ka mingite austajate vahel, sellepärast et teise kaardina on teise ritta välja anda meil karikate emand. Ja nüüd on meil siin siis kaks emandat. Karikate emand on muidugi siuke kõige spirituaalsem emand Taro pakis.
tähendab ta siis empaatiavõimet ja tingimusteta armastust ja niisugust tugevat intuitiivsust ja spirituaalsust, aga kindlasti ka emotsioone, et tegemist on siin emotsionaalse inimesega. Muidugi siin on nagu võimalik, et te lähete ise ühest energiast üle teise energiasse, aga kuna siin on ka rüütel, siis ma kipun arvama, et siin on nagu mitmed inimesed sellesse olukorda segatud. Et kui te tunnete ennast ära selles spirituaalses energias, siis on see karikate emand teie enda energiakaart. Samas kui ei tunne, siis võib see jälle olla niisugune nagu austaja, partneri või lähedase isiku kaart ja jällegi emanda energia või naisenergia. Samas nagu ütlesin, naisenergiat on nii naisterahvastel kui meesterahvastel. Mis teeb aga nüüd olukorra veel huvitavamaks, on see, et 3. rea lõpetuseks annan ma siit välja ka veel mõõkad emanda. Ehk siis juba 3 emandat on siin lõvidel välja tulnud, et ma ei tea, kas siin on nagu palju inimesi segatud siis lõvide olukorda või midagi taolist või siis kellelgi on justkui hästi palju tahkusid või pooli, keegi võib vahetada siin palju nagu energiaid. Muidugi mõõkad emand nüüd, eks ju, et mõõkad emand on hästi sihuke nagu iseseisev inimene, kes saab kõigega ise väga hästi hakkama. Ta on sihuke sihikindel, kindlasti aus, õiglane. Samas aga mõõkade emanda, see nutikus on üks sihuke hea positiivne asi, aga teine on see nagu mentaalne energia. Ja selles mentaalses energias võib mõõkade emandal natukene olla nagu probleeme. Et see mõõkade emand natukene räägib siis sellisest inimesest, kes on iseendaga liiga karm. Ehk siis lõvid, kui te tunnete ennast selles energias ära, siis kindlasti ärge olge iseendaga liiga karmid. Et võib-olla te näete maailma natukene liiga tumedates toonides ja tegelikult ei ole asjad siin üldse nii hullud. Aga ma ei tea tõesti, et see võib ka olla jällegi sihuke nagu austaja, partneri või lähedase isiku energiakaart, et keegi võib siin ennast nagu natukene alla hinnata. Väga võimalik tänu mingile mineviku negatiivsele kogemusele või sündmusele, eks ju, aga siis tuleb nendest vigadest õppida, tuleb ennast parandada ja tuleb edaspidi selliseid olukordi vältida ja see on juba arengu energia ja see on ju alati positiivne. Nüüd aga üks lisakaart ka lõvidele ja selleks lisakaardiks on siis lõvidele välja tulnud narrikaart. Ja narrikaart on taropaki kõige esimene kaart ja tähendab ta alati siis uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid, võib-olla siis ka uusi inimesi. See on hästi sihuke kerge energia, ta tähendab nagu vooluga kaasa minemist, mitte liigselt muretsemist. Samas jällegi narr on natukene hooletu või tähelepanematu, et siin kindlasti lõvid te peate siis olema piisavalt tähelepanelikud, et ei teeks ise mingeid rumalaid või lolle vigu. Ja kui te seda ei tee, siis on teil võimalik siin vältida igasuguseid probleeme ja saate te liikuda edukalt mingi uue ja rõõmsa alguse poole. Lõvid, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kellel on võimalus kanalit toetada, võiksite liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida siis ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgidagi Instagramis. Ning vaatame üle, mis on siin neitsidele tulemas siis aprilli alguses. Mis on neitsidele tulemas aprilli alguses? Ossa, kus nüüd viskab ja suurt arkaani on siin. Enamus kaardid on suurarkaanid, üks kaart ainult ei ole ja lõpetuskaart läheb tagurpidi. Põnev neitsid. Ja muidugi esimese kaardina jääb siit kohe mulle ülevalt silma kuradi kaart. Neitsid, kuradi kaart, ta võib tähendada kaljukitse tähtkujuga kokkupuutumist, aga igaks juhuks tasub siin ka nagu ettevaatlik olla, sest see võib olla sihuke toksiliste sidemete või suhete kaart. Võib tähendada halbu harjumusi, mingeid sõltuvusi, negatiivset mõtteviisi või ka illusioonide vangis olemist, et keegi võib siin kinni olla mingites mineviku hirmudes, aga kindlasti selle kaardiga siis tuleks vältida igast konflikte ja siukseid negatiivseid inimesi, et keegi võib meelega üritada teile mingit siukest nagu negatiivset energiat peale suruda või panna teid mõtlema nagu negatiivselt, et siis neid olukordi või inimesi tasub vältida. Muidugi see võib kindlasti olla siuke ka mineviku energia, sellepärast et teise kaardina on neitsidel siin väljas mõõkade 10.
ja kõik 10 alustavad siis mingit uut tsüklit ja lõpetavad ära mingi vanema raskema tsükli ja mõõkade 10 on nüüd kõige raskem sihuke nagu tsüklikaart, sest mõõkade 10 on põhimõtteliselt ikkagi sihuke nagu 10 mõõka selga kaart ja ütleb, et keegi on siin päris siukses nagu justkui madalas kohas siis ära käinud, aga mõõkade 10 on ikkagi sihuke nagu valgustushetk või pöördepunkt elus kaart ja tegelikult mõõkade 10 ütleb, et nüüd peaksid asjad hakkama liikuma edasi üles mäge, et siin ei tohiks liigselt nagu karta siis, et justkui see kaart ütleb, et siis kõige hullem on nagu selja taga. Muidugi siin võib olla ka mingit segadust, sellepärast et kolmanda kaardina on neitsidele välja anda siis rippuv mees või poodu ja see on niisugune natukene segaste tunnete või emotsioonide kaart ja ta võib öelda, et toimub siin palju asju samal ajal või korraga nagu ja see võibki siis tekitada nagu segadust, inimesed võivad siin ümberringi sagida, samas see kaart siis ütleb seda, et ei tasu enda nagu pead kaotada või tasub säilitada nagu selge mõistus. Kindlasti see kaart ütleb, et ei ole vaja kuhugi nagu kiirustada ja see on rohkem sihuke läbimõeldud otsuste ja valikute kaart ja võib-olla see kaart siis ütleb ka nagu seda, et kui te tunnete ennast kurvana või kurjana või emotsionaalsena, siis kindlasti see ei ole nagu õige aeg vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid, et pigem tasub siin ennem siis nagu maha rahuneda, et võib-olla see kuradi energia ka, et keegi üritab teid siin õhutada või kurjaks teha, aga ei tasu siis sellega nagu kaasa minna. Muidugi nüüd teist rida alustab neitside jaoks surmakaart. Surmakaart ei tähenda seda, et keegi nüüd siin midagi hakkab ära surema või midagi taolist, et see on pigem sihuke hästi suur spirituaalse muutuse kaart, võib tähendada ka spirituaalset ärkamist. Te võite hakata asju mõistma ja nägema teise nurga alt. See on kindlasti ka hästi suur sihuke eneseavastamise kaart. Keegi võib siin avastada ka endas mingeid spirituaalseid võimeid. Igal juhul see kaart kindlasti ütleb, et tasub siin rohkem usaldada enda sisetunnet, intuitsiooni ja muidugi surmakaart siis ütleb, et ei ole vaja tõesti ka kuhugi kiirustada, et kõik asjad ja olukorrad peaksid juhtuma siin omal õigel hetkel ja ajal. Muidugi nüüd surmakaart lõpetab kindlasti ära siis hästi pikalt kestvaid tsükleid. Et ma ei tea, kui pikk see teie jaoks on, aga see võib olla isegi sihuke 5, 10, 15 aastat kestnud tsükkel. Ja see tsükkel siis teie jaoks siin hakkab nagu lõppema ja tasub kindlasti siis manifesteerida võib-olla sihukest murevaba tulevikku, sest ma ei tea, just see spirituaalne võime või mingid anded või midagi siin kellelgi võib olla, et keegi hakkab nagu teise suuna alt midagi nagu vaatama või tajuma ja see toob kaasa siis mingi täiesti uue nagu avastuse teie jaoks. Et hästi suur sihuke nagu eneseavastamise energia on siin ka. Ja nüüd muidugi eelviimase kaardina on siin veel väljas suure arkaani number 20 ja selleks on siis kohtukaart ja kohtukaart räägib siis tegelikidest tõdedest. See on jällegi hästi tugev spirituaalse ärkamise energia, aga ka siis järjekordselt sihuke nagu avastuste tegemine, selgusele jõudmine võib kindlasti tähendada ka mingeid siukseid positiivseid uudiseid kellegi jaoks või see kaart võib siis öelda ka, et kui mingid olukorrad on nagu varjus olnud või ei ole siin mingitel olukordadel olnud vastus, siis peaks see kaart need vastused või selgused tooma ja tegelikult see kaart ütleb ka siis seda, et tänu mingile selgusele või lahendusele mingis teatud olukorras saate te lahti lasta mingist negatiivsest nagu mineviku energiast, et väga võimalik, et siin selle kuradi kaardi saate siis nagu vabastada iseendast, et see paneb jälle arvama, et see on võib-olla midagi, mis on teie iseenda sees, mingi sihuke sõltuvus, hirm, negatiivne mõtteviis või midagi taolist, aga kindlasti on ka siin mingi toksilisi inimesi võimalik siis vabastada enda energiast. Igal juhul hästi positiivne ja vau, ka viimane kaart tuleb suur arkaan ehk siis 6 kaardist 5 on suured arkaanid ehk siis neitsile väga võimas lugemine ja viimase kaardina on neitsil väljas siin narri kaart ja narr tähendab siis alati uusi algusi, uusi võimalusi, uusi valikuid ja ka uusi inimesi. Narr on sihuke hästi nagu murevaba kaart või hästi nagu kerge energia, tähendab see kindlasti sihukest vooluga kaasa minekut, et ei tohiks siin liigselt palju nagu karta, samas narr on jälle natukene hajameelne või tähelepanematu, et see narri kaart siis ütleb ka seda, et olge piisavalt tähelepanelik, et ei teeks mingeid rumalaid lolle vigu, mis hiljem võivad nagu kätte maksta. Samas ei pea te siin kindlasti liigselt palju muretsema, sest kui te olete piisavalt tähelepanelik, siis pigem narr ütlebki, et liikuge vooluga kaasa ja peatselt on teie poole tulemas siis need uued võimalused, uued valikud, uued inimesed ja ka kindlasti siis spirituaalsed avastused, sest siin on hästi palju spirituaalenergiat. Neitsid. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšauki-tšau kõikidele kaaludele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ja vaatame siis üle, mis on siin kaaludele tulemas aprilli alguses. Mis on tulemas kaaludele aprilli alguses? Mis on tulemas kaaludele aprilli alguses? 4 kaarti olemas, 2 kaarti võtta ja kus tuleb siit lõpuga ära ja ei tule, peame pakile 1 ringi veel peale tegema, korra kontrollin ära. Ahaa, hoopis 1 kaarti on meil vaja siin. Oli siin 1 kaart ennast ära peitnud teise alla ja võtame siis lõpetamise kaardi kaaludele. Lõpukaart kaaludele ja hopsti väljast ongi, läks muidugi tagurpidi, lasta siis jääda siia tagurpidi viimaseks kaardiks. Muidugi nüüd esimese kaardina on kohe siin kaalude jaoks väljas müntide 6. Müntide 6 on väga hea siuke võrdse võtmise ja andmise kaart, et võib ta tähendada siis mingit suhet, kus mõlemad osapooled panustavad võrdselt. Muidugi ta võib tähendada ka üllatusi ja kingitusi, siukest head materiaalset energiat, tööalastes olukordades mingit ametikõrgendust või palgatõusu, raharingluse energia põhimõtteliselt, et tasub siis võib-olla panustada nendesse olukordadesse, kus te tahate näha mingeid tulemusi ja võib-olla siis sellest olukorrast saate te ka vastu siukest positiivset energiat. Nüüd muidugi teise kaardina on siin kaaludel väljas sauade paas. Sauade paas on siuke hästi nagu nooruslik energia, et võib tähendada mingeid huvitavaid mõtteid või ideid. See on kindlasti ka enesekindluse või julguse kaart, et see kaart võib nagu öelda, et kui te minevikus midagi proovisite ja võib-olla ei tulnud nii hästi välja, siis võib-olla nüüd tasuks proovida uuesti ja õnnestub paremini. Et võtke kokku, proovige uuesti, tegutsege, eks ju. Et sauad näitavad siukest aktiivsust, loovust, kirglikkust ja see aktiivsus näitab seda tegutsemist. Samas võib-olla peate tegema midagi loovuslikku, võib-olla peate tegema midagi, mille vastu te tunnete kirge, eks ju. Muidugi nüüd sauade baasiga on siuke huvitav asi või üldse baasidega, et baasid mõnikord võivad näidata ka nooremapoolseid austajate energiaid. Samas siin nagu sauad, eks ju, sauad on hästi tugevad nagu seksuaalenergiad, et siin võib-olla natukene peab ettevaatlik olema, et inimesed ei tuleks teie poole mingite füüsiliste kontakti eesmärkidega, aga samas kuna siin ees on see müntide 6, siis pigem ütleks, et see peaks olema siuke võrdne panustamine, eks ju. Aga igal juhul tasub siin olla julge ja tuleb tegutseda. Nüüd muidugi 3. kaardina on kaaludel siin väljas karikate rüütel, ehk tuleb siis välja siuke õige või ametlikum austajate kaart. Muidugi ka rüütlid alati ei pea tähendama austajate energiaid, et võivad tähendada ka siin kaalude enda energiat. Sellisel juhul muidugi karikate rüütel ütleb, et võib-olla tunnete ennast hästi emotsionaalse või romantilisena, aga kui see on selline nagu austaja kaart, siis mina ütleks, et see on üks parimaid austajate kaarte, sest tegelikult karikate rüütel on siuke nagu romantilise austaja kaart. Võib ta tähendada siin tunnete avaldamist, võib tähendada mingeid kutseid, aga igal juhul siis mingeid positiivseid emotsioone ja tõesti siis mingit siukest romantilist energiat. Muidugi ei ole siin ka nagu välistatud, et siin nii see baas kui ka see rüütel võivad mõlemad olla siin ikkagi austaja energiat, sest et teist rida tahab meil alustada mõõkade 2 ja mõõkade 2 on siuke natukene kahe vahel oleku kaart, et väga võimalik, et kellelgi on vaja teha sinna ära mingi otsus või valik ja võib-olla ei suuda siis nagu valida, et mõõkade 2 mõnikord võib tähendada ka natukene siukest nagu blokeeritustunnet või mingi illusiooni vangis olemist, et ta alati ei pea seda tähendama, aga väga võimalik, et siin kellelgi on siis midagi nagu minevikus, millest ta veel natukene liiga kõvasti kinni hoiab, et ma ütlen, et see ei pruugi ka siin kaalud teie enda energia olla, et võib-olla siin mingi austaja, partner või lähedane isik hoiab siis kinni veel natukene liiga palju mingist mineviku energiast, aga mõõkade 2 võib ka muidugi tähendada seda, et peatselt on tulemas see nagu lahendus või selgus siis sellesse olukorda. Ja eelviimase kaardina tuleb siin kaaludele välja tähekaart. Tähekaart ehk staar võib siis tähendada siukest meeletut potentsiaali ja eriti suurt potentsiaali siis võib-olla karjääriredelil, sest tegelikult staar, eks ju, et see on siuke kuulsuse või tuntuse energia, et ma ei tea, kaalud, millega te siin täpselt tegelete, aga keegi võib siin saada nagu kuulsaks. Muidugi see on hästi suur siuke universumi pooldamis- ja kaitsekaart ka.
aga igal juhul tähekaart siin ütleb, et võimalused on teie jaoks nagu lõputud ja tähekaart ütleb siis ka seda, et kui te ise panustate aega ja energiat mingitesse teatud olukordadesse, siis nendes olukordades teie jaoks need arengud ka toimuvad. Et põhimõtteliselt teil on vaja lihtsalt ise tegutseda selles suunas, kus te tahate seda arengut näha ja siis selles olukorras need arengud peaksid ka toimuma. Universum on teie poolt ja vau, viimase kaardina tuleb siin kaaludele välja ka veel müntide 9. Ja müntide 9 on nüüd ülimalt hea siuke nagu raha või luksuse energiakaart. Inimene, kes saab kõigega väga hästi ise hakkama, ei vaja teiste toetust. See on hästi loovuslik kaart, hästi leidlik kaart, aga just jah, see nagu materiaalne järg või siin on siuke hästi hea nagu raha või külluse energia. Muidugi külluse energia on ka armastuse energia, eks ju. Ja mündid võivad tähendada mõnikord ka viljakust ja viljakus on siis nagu raseduse energia. Et võimalusi on siin palju ja kui müntide 9 on muidu natukene siuke nagu üksikkaart, siis tegelikult ikkagi öeldakse, et müntide 9 võib ka tähendada seda, et võib siin toimuda mingi kirjavahetus või mingi kutse või keegi võib nagu ühendust võtta. Ja kuna teil siin ülemises reas on 2 siukest natukene nagu austajate kaarti, siis peaks teil olema võimalus olemas, et kahe vahel olek. Ma ei tea, kas te valite seal austajate vahel või mingite olukordade vahel, aga igal juhul tähekaart annab siin kõige rohkem siis sellist nagu potentsiaali arenguteks ja tõesti kaalud, kui te ise pingutate, siis tulete sellest olukorrast välja ka võidukana. Aga kaalud, see oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin skorpionitele tulemas aprilli alguses. Mis on tulemas? Ohoo, ja nüüd lendasid mingi hunnik kaarte. Okei, 4 kaarti, võtame 2 kaarti lõpetuseks veel. Ja 1 kaart lõpetuseks veel skorpionile ja mis see 1 kaart lõpetuseks on? Skorpioni aprilli alguse energiad ja hopsti lendastasid välja. Muidugi siin, need kaardid on natuke üleval pool, jätame need esimesse ritta, võtame selle ja need 2 jätame siis viimaseks. Muidugi nüüd esimesena tahtis skorpionitele kohe siit hästi kiiresti välja tulla sauade rüütel. Ja tahtis ta kiiresti tulla ja muidugi sauade rüütel on ka hästi kiire energiaga kaart. Rüütlid võivad tähendada tihti austaja energiat, aga samas võivad näidata ka teie enda energiat. Kui see on austaja energia, siis see näitab seda, et kas teie ellu on tulnud või on peatselt tulemas väga kiiresti siis mingi uus austaja. Tegemist võib olla kütkestava kirgliku isikuga. Sauadel on hästi tugev siuke seksuaalenergia. Muidugi need sauad võivad näidata siin ka siukest sportlikust või mingit head välimust. Et võimalusi siin on. Muidugi, kui see on teie enda energia, siis see kaart võib teile nagu öelda, et teil on vaja natukene kiiremini tegutseda mingis teatud olukorras. Võib-olla peate rohkem kasutama ära enda loovuslikku poolt või peate tegema midagi, mida te teete kirega, et kõik see energia, mis on sauadega nagu seotud. Muidugi nüüd teise kaardina on siin aga skorpionitele välja tulnud karikate kuningas ja karikate kuningas on nüüd kuningatest kõige siis spirituaalsem kuningakaart. Kindlasti tähendab ta intuitsiooni ja siukest empaatia võimet. Karikate kuningas on kindlasti siuke nagu hästi eluküpse inimese energia. Ja tähendab ta avatud meelt ja olukordade kainelt hindamist. Tegemist võib olla suhteliselt emotsionaalse inimesega, aga samas inimene peaks ka oskama enda emotsioone väga hästi kontrollida. Et kui te tunnete skorpionid ennast selles energias ära, siis ilmselt on see teie enda energia, aga samas see kaart võib siis ka olla siuke nagu austaja partneri või lähedas isiku energia kaart. Tegemist on küll kuninga energiaga, mis on mees energia, aga samas mees energiat on nii meesterahvastel kui naisterahvastel, et siin on nagu mõlema sugupoole jaoks siis võimalused olemas. Nüüd kolmanda kaardina, tuleb siin isikuid juurde aga skorpionile ja kolmanda kaardina tuleb siit välja sauade emand. Ja sauade emand on siis minu arust kõige võimekam siuke nagu emanda kaart taropakis, et ta on hästi enesekindel, ta on hästi edukas. Muidugi jällegi sauad, tugevam seksuaalenergia, samas siis siuke nagu sportlikkus, hea välimus võib ka olla, et samad asjad, mis siin sauade rüütliga, aga lihtsalt siis nagu naiselikum energia.
ma ei tea, kas te olete siin midagi saavutamas või ma nüüd jälle ei tea, milline siit täpselt on teie nagu enda energia. Samas jällegi, eks ju, kui võtame siin need sauad rüütel ja sauad emand, siis tegelikult need 2 kaarti on taropakis kõrvuti olevad kaardid. Kuigi rüütlist areneb välja kuningas, siis tegelikult taropakis on need kõrvuti olevad kaardid ja kui meil tuleb samas lugemises välja 2 kõrvuti olevat samast massist kaarti, siis peaks see tähendama teile selles aspektis mingit nagu arengut. Ja sauadega on siis mingid aktiivsed loovad või kirglikud arengud siin skorpionite poole tulemas. Nüüd teist rida, teist rida tahab skorpionite jaoks alustada mõõkade äss ja tegelikult see on vist tänases lugemises alles teine äss. Ma ei mäletagi, kas sõnnid vist võtsid esimesena sama selle mõõkade ässa endale välja ja rohkem meil ässasid ei ole tulnud. Nii et skorpion saab siin ka siis mõõkade ässa enda kätte. Kindlasti mõõkade äss tähendab nüüd sihukest selgust, probleemide lahenemist, mingite vastuste saamist. Ta on ka sihuke illusioonidest vabanemise kaart, eks ju. Et kui siin mingis olukorras ei ole olnud neid vastuseid, siis peaks need vastused tulema ja kui keegi üritab teid nagu, ma ei tea, petta või valetada või midagi sellist, siis ka need asjad peaksid siin välja tulema. Et ta on hästi edukas, hästi võidukas kaart, aga mõõkade äss on siis väga hea just selliste nagu uute alguste suhtes. Et kui te olete siin mõelnud midagi proovida või alustada, siis ma kindlasti soovitaks vähemalt proovida, sest mingi asi siin selle mõõkade ässaga võib teil väga kiiresti arenema hakata ja võite te väga edukaks osutada, ükskõik mis asi see siis on, kas on mingi tööalane asi või see on mingi suhtealane asi, igal juhul mingi edu võib teid siin väga kiiresti siis saata. Nüüd eelviimase kaardina on skorpionitel välja tulnud hermiti või eraku kaart. See kaart räägib nüüd natukene siuksest aja omaette veetmisest, enda sisemaailmaga tegelemisest, hästi tugev spirituaalse ärkamise energia. Muidugi teil on siin üleval see karikate kuningas ka olemas, eks ju. Aga hermit või erak siis ütlebki seda, et on vaja teha läbi mingi sisetöö. Võib-olla keegi hoiab natukene kõvasti veel kinni mingitest mineviku kogemustest või sündmustest ja tuleks need asjad siis enda sees läbi töötada, tuleks õppida enda vigadest ja siis mitte enam neid samu viga korrata. Ja kui te enam neid samu vigu ei korda, siis see tähendabki juba tegelikult täielikku nagu arengut. Mõnikord muidugi hermiti või eraku kaart võib siin tähendada ka seda, et skorpionite võib-olla olete liiga palju enda energiat välja andnud igast teistele kõrvalistele inimestele, et peate võib-olla natukene olema isekam ja pühendama aega rohkem iseendale. Võib-olla keegi peab puhkama siin. Aga viimase kaardina on skorpionitel välja tulnud armastajate kaart. Ja armastajate kaart on siis ülimalt sihuke positiivne suhte energia kaart. Ta muidugi võib ka rääkida nagu kaksikleegi suhtest, aga kindlasti on ta siis pigem sihuke nagu hingesuglussideme kaart. Kaksikleegi suhted on sellised, mis võivad vahest meie ellu tulla selle jaoks, et meile midagi nagu õpetada. Mõnikord need suhted võivad olla üles rajatud füüsilisele kontaktile ja see tegelikult ei ole kõige õigem vundament, mille pealt asju üles ehitada. Igal juhul siin kaardis on palju sihukest harmooniat, palju on tasakaalu, aga samas on ka palju kirge ja mõnikord see armastajate kaart võib ka tähendada kellegi jaoks rasedust. Aga kuna siin on sihuke ka hingesuguluse energia, siis ma arvan, et potentsiaali on päris palju, et skorpionid ilmselt kas te olete loonud või on siis peatselt võimalik teil luua millegi või kellegiga, et just millegiga ka, et kui te väga armastate enda tööd, siis võib ka tööga olla sihuke hingeline side või suhe, et võimalusi siin on, igal juhul tasub siin nagu tegutseda, sest mõõkade äss ütles ka, et mingid asjad võivad teil väga edukaks saada, aga võib-olla natukene peate siin ettevaatlik olema siis selle seksuaalenergia inimestega, et ei tuleks nad ainult füüsilise kontakti eesmärkidega teie suunas ja võib-olla siis hermit ütlebki, et ärge andke liigselt palju enda energiat igale ühele välja. Skorpionid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin hamburitele tulemas aprilli alguses. Mis on, nüüd lendas siit mingi pakk kaarte, siin on 3 kaarti, 1 kaart on laual, 2 kaarti siis lõpetuseks veel ja hopsti, nii kui jõudsin öelda, siis kohe nad välja ka hüppasid, kõik kaardid on muidugi tulnud siia õiget pidi, välja arvatud
selle see üks lendas siia kuidagi huvitavalt vildakalt, aga see oli kõige esimene kaart ja anname ta kohe esimesena siis ka välja ja hamburile esimene kaart on siis mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on nüüd kõige kiirem rüütel taropakis. Rüütlid võivad tähendada austaja energiat, alati ei pea tähendama, et võivad ka tähendada enda energiat. Kui see on niisugune austaja kaart, siis tähendab see seda, et kas mingi inimene on teie ellu järsku tulnud või on järsku tulemas. Samas tegemist peaks olema ausa või õiglase inimesega, aga mõõgad tähendavad alati ka natukene niisuguseid nagu katsumusi või väljakutseid, et kellegi jaoks võib ta tähendada natukene niisugust proovile panevat austaja energiat. Muidugi, kui see ei ole nüüd austaja energia, vaid on teie enda energia, siis mõõkade rüütel, kui ta on hästi kiire rüütel, siis võib ta teile öelda siin hamburid, et te peate ise mingis olukorras natukene kiiremini tegutsema. Samas teise kaardina on siin aga välja tulnud hamburile õigluse kaart. Õigluse kaart on niisugune väga hea kaart, mis ütleb, et universum paneb asjad paika, et ausus ja õiglus võidaks. Kellegi jaoks võib ta tähendada siin mingeid positiivseid uudiseid. Samas ta võib ka tähendada seda, et keegi võib siin olukorrast välja tulla nagu võitjana. Et kui te olete mingis olukorras jäänud nagu kannatanuks, siis igal juhul see kaart ütleb, et lõpptulemusena tulete te välja sellest võitjana. Et muidugi üks viimane asi võib-olla ka, et see õigluse kaart kindlasti ütleb, et siin tasub olla aus ja õiglane, enne kõik iseendaga ja siis ka teistega. Et kui te olete ise aus ja õiglane, siis saadab universum ausaid ja õiglaseid lahendusi teie olukorda. Et kindlasti ei tasuks siin siis kellegile nagu ülekohut teha, sest tundub, et siin inimene, kellele tehakse ülekohut, tuleb välja siit olukorrast võitjana. Muidugi kolmanda kaardina on siin väljas hamburite jaoks hermit või erak. Ja see kaart räägib rohkem aja omaette veetmisest. See on niisugune enda sisemaailmaga tegelemise kaart ja selguste ja lahendusteni jõudmine. Hästi tugev spirituaalärkamise energia. Muidugi nüüd hermit või erak võib mõnikord siis nagu öelda seda, et te olete natukene liiga palju teistele või kõrvalistele inimestele enda aega nagu välja andnud. Et see kaart ütleb siis seda, et te peaksite rohkem pühendama aega iseendale ja läbi selle te võite siis teha mingeid avastusi ja võivad need olla ka tugevalt mingid spirituaalsed avastused. Ma ei tea, keegi siin põhimõtteliselt võib avastada endas ka spirituaalseid võimeid. Nüüd muidugi teise rea juurde minnes, siis teist rida alustame me pauguga ja tuleb siit kohe välja anda tornikaart. Tornikaart võib tähendada ootamatuid kiireid sündmusi. Ta võib negatiivse poole pealt tähendada tõesti maailma kokkuvarisemist, et mingid asjad võivad teie jaoks väga järsku nagu läbi saada. Samas, aga kuna siin on üleval see ka õigluse kaart, siis ma ütleks, et see ei pruugi alati niisugust nagu negatiivset energiat tähendada, et võib-olla te olete hetkel pigem just niisuguses negatiivsemas olukorras ja see võib tähendada just seda, et hoopis väga järsku võib see siis negatiivne olukord läbi saada. Et üks asi järsku lõpeb, uus asi järsku algab. Kelle jaoks siis kuidagi on ju, aga igal juhul on see kiirete sündmuste kaart ja tasub siin nagu valmis olla siis, et kui on vaja tegutseda, siis te olete valmis tegutsema. Nüüd muidugi veel viimane kaart on siin välja anda teile mõõkade 5. Mõõkade 5 ei ole nüüd üldsegi hea energiaga kaart, sest mõõkade 5 võib tähendada natuke niisugust vaenulikku energiat. Kindlasti võib ta tähendada siin niisugust selja taga rääkimist. Tasub ka ettevaatlik olla, et mõnikord mõõkade 5 ütleb, et keegi üritab teile meelega nagu halba nõu anda, et teid enda teelt nagu kõrvale meelitada või suunata. Et siin te peate olema nagu ettevaatlik ja peate rohkem usaldama võib-olla enda sisetunnet, intuitsiooni, et kui mingid inimesed või olukorrad tunduvad teie jaoks kahtlased, siis tasub ennast rohkem usaldada ja võib-olla tasub siin ennast ka mingitest konfliktidest või draamadest nagu eemale hoida. Muidugi mõõkade 5 on mõnikord ka niisugune nagu mineviku suhtekaart, et siin võib-olla inimene, kellest te olete nagu eemaldunud, see inimene näeb, et teil läheb ilma temata palju paremini ja siis ta justkui nagu soovib teile halba, et teil ei läheks nii hästi. Aga see on rohkem niisugune nagu klounide energia, et las klounid olla klounid ja teie liikuge ikka edasi ja ärge muretsege niisugust inimeste pärast, et kui teil läheb paremini ilma selle inimeseta, siis on teada ju, kelles probleem oli nii-öelda. Ja viimase kaardina võtame siit hamburitele välja ka siis sauade 10. Ja sauade 10 või kõik 10 on siis siuksed nagu vanade tsüklite lõpukaardid ja uute positiivsemate tsüklite alguse kaardid. Muidugi sauade 10 nüüd räägib siis raskete koormate kandmisest või liigsetest muredest või kohustustest. Ja peaks siis ta ära lõpetama või on juba ära lõpetanud teil siukse mingi tsükli. Muidugi sauad, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus, et
te peate olema siin ka aktiivne, et kui teil veel ei ole see tsükkel lõppenud, siis te peate olema aktiivne ja tegutsema, et see tsükkel saaks lõppeda, aga üldpildis siis sauade 10 ütleb, et peaks teie jaoks algama mingi uus murevabam tsükkel ja noh, kui siin oli see õigluse kaart ka väljas, et kui te ise kellelegi liiga ei ole teinud, siis pigem tasub teil olla positiivne ja liikuda selles positiivses suunas edasi, sest peaks universum tooma teile siin mingis olukorras võidukuse. Hamburid, see oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukitsedele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mida see aprilli algus on siin toomas kaljukitsele. Mis on see aprilli algus toomas kaljukitsele? Ja tundub, et väga kiiresti tahtis kaljukits need kaardid siin välja anda. Muidugi esimese kaardina annaksid võib-olla välja siis Hermiti või Eraku kaardi. Hermiti või Eraku kaart räägib siis enda sisemaailmaga tegelemisest. See on siuke võib-olla mingite vanade asjade nagu läbi analüüsimine ja siis võib-olla negatiivsuse vabastamine, võib-olla on ka mineviku vigadest õppimise kaart. Ta võib öelda siin seda, et te veedate rohkem aega või peaksite veetma rohkem aega omaette, et see kaart kindlasti soovitab mitte liigselt palju teistele või kõrvalistele inimestele enda energiat välja andma. Et võib-olla te olete seda teinud, et liiga palju andnud teistele inimestele iseendast nagu. Ja tõesti hästi tugev spirituaalse ärkamise energia, võite siin jõuda selguste ja lahendusteni enne kõik iseendas, et te võite avastada siin spirituaalselt just iseennast. Muidugi teise kaardina on siin kohe väljas kaljukitsele karikate 6 ja karikate 6 tähendab hästi siukseid nagu positiivseid emotsioone. See võib olla üllatuste, kingituste kaart, see võib tähendada siis ka sellist ma ei tea, kas siis nagu suurema vanuse vahega mingit suhtlust või sidet või suhet. Igal juhul positiivsed nagu emotsioonid, et siuke mänglev energia ja kindlasti võib ka karikate 6 tähendada ka minevikust tagasi tulevaid inimesi, aga see ei ole nüüd selline inimene, keda te ei ole, ma ei tea, mingi kuu või 2 kuud näinud või mis iganes, et see peaks olema nagu aastaid, et karikate 6 võib tihti viidata siis mingile lapsepõlve sõbrale või siis lapsepõlve mingile armastusele või millegile taolisele, et igal juhul peaks siis tegemist olema hästi nagu positiivse inimesega, et mingi hästi positiivne inimene teie nagu minevikust võib siis teie ellu ka nagu tagasi tulla, aga see inimene peaks pakkuma teile hästi palju positiivseid emotsioone nende karikatega. Muidugi nüüd esimese rea lõpetame ära sauade paasiga. Sauade paas on hästi nagu nooruslik energia, et teil võivad endal tekkida siin mingid hästi uued ja huvitavad ideed. See on ka hästi tugev siuke nagu enesekindluse ja tegutsemise või entusiasmi kaart. Et kindlasti see kaart selle sauaga, mis tähendab aktiivsust, loovust ja kirglikkust, ütleb, et te peaksite siin ise nagu rohkem tegutsema ja peaksite olema nagu julgem. Et see kaart ütleb, et kui ka minevikus te millegiga nagu ei saanud hakkama või kukkusite millegis läbi, siis tasub proovida uuesti, sest seekord võib see tulemus olla palju edukam. Muidugi nüüd baasid võivad mõnikord olla siis ka nooremapoolsed austajate kaardid, eriti siin võib-olla sauadega, et sauad on siuksed tugevamad seksuaalenergiad. Sellisel juhul natukene võib-olla peate olema ettevaatlik, et inimesed ei tuleks teie suunas ainult füüsilise kontakti eesmärgiga, aga tegelikult selles kaardis ei ole absoluutselt mingit negatiivset või halba energiat. Nüüd teist rida tahab aga kaljukitsede jaoks alustada sauade 7 ja järjekordselt on siin siuke hästi tugev enesekindluse nagu energia või sauade 7 on nagu justkui siuke enda põhimõtete eest nagu seismine või endale kindlaks nagu jäämine, et noh, sauad jällegi näitavad mingit nagu tegutsemist, et need kaardid ütlevad, et te peate tegutsema nagu edasi, aga te peate jääma endale kindlaks ja kui te teete ära mingi otsuse või võtate vastu mingi otsuse või teete ära valiku, siis jääge sellele valikule nagu kindlaks, sest negatiivse poole pealt sauade 7 mõnikord võib tähendada siin seda, et mingid kõrvalised isikud võivad meelega üritada teid nagu mõjutada või enda teelt teid nagu kõrvale tõmmata või üritada nagu halvale suunale teid suunata. Aga vabandust, kaljukitsed. Aga
siin on ka hästi tugev nagu spirituaali intuitiivenergia ja see nagu ütlebki siis seda, et usaldage rohkem iseennast ja enda intuitsiooni, et mõnes olukorras te võite ka nagu ära tajuda, kus teised üritavad teid nagu kuidagi negatiivselt mõjutada ja sellega ei tohi siis nagu kaasa minna, et tasub jääda endale kindlaks. Muidugi nüüd tuleb siit sisse eelviimase kaardina ka kaljukitsedele väga võimekas energia. On siin välja anda meil keisrinna ja keisrinna on nüüd 100% naisterahva energiakaart ja just sellepärast, et see kaart tähendab viljakust ja rasedust. Et kui kuningad ja emandad võivad meil tähendada mõlemat sugupoolt, siis keiser kindlasti tähendab sihukest naisenergiat ja see on külluslik ja rikkalik ja sihuke rahuloleva inimese energia. Inimene, kes tuleb kõigega väga hästi nagu toime ja inimene, kes justkui naudib elu. Et naisterahvastel kindlasti on siin võimalik endal saavutada hästi sihuke võimekas energia. See on natukene ka sihuke kuulsuse või tuntuse energia, et ma ei tea, kaljukitsed, millega te täpselt tegelete, aga keegi võib siin koguda mingit tuntust või kuulsust siis. Muidugi, kuna keisrinna on siis sihuke emalik energia, siis muidugi ta kellegi jaoks võib siin ka tähendada seda, et ema võib mingit olulist või tähtsat rolli siin lähitulevikus teie elus mängida. Et see võimalus siin on olemas, aga igal juhul jah, naistel on võimalik endal saavutada sihuke hästi võimekas energia, aga meesterahvaste jaoks võib see kaart tähendada siis viljakat või külluslikku nagu austajat ja viljakusega siis ka sihuke nagu raseduse energia tõesti on siin olemas, et võib-olla on siin kaljukitsede poole tulemas ka mingid beebi uudised. Aga viimase kaardina lõpetuseks tuleb siin välja kaljukitsede jaoks sauade kuningas. Ja kui sauade baas oli, siis nüüd ka sauade kuningas, mis on siis oluliselt võimekam energia. Muidugi siin jah, nüüd tegemist meesenergia kaardiga, et väga võimalik, et siin ongi meesterahvas, naisterahvas, eks ju. Aga võib siis ka see sauade kuningas olla siin naisterahva energiat, võimalusi on palju. Jällegi need sauad võivad näidata siin sihukest sportlikust, head välimust. Peaks tegemist olema siis ka sükse kütkestava kirgliku isikuga. Kui tunnete ennast selles energias ära, siis on see teie energia. Võib-olla olete te saavutanud või olete peatselt saavutamas seda energiat, aga kindlasti võib siis olla ka kütkestava kirgliku austaja kaart. Igal juhul sauadega tugev enesekindlus ja võib-olla siis ka sihuke karismaatilisus, et see on inimene, kes nagu tegutseb ja see on sihuke võiduka ja enesekindla inimese energia. Et ma ei tea, kas te olete nüüd siin naisterahvas, siis võite te saavutada selle keisrinna energia, võib-olla meesterahvaste puhul pigem siis sihuke sauade kuninga energia, mis ei ole ka nagu üldse halb, aga päris palju siin pooled kaardid on nagu sauad. Ehk siis pigem ma arvan, et siin kaljukitsedel on vaja nagu tegutseda ja võib-olla te peate kasutama rohkem enda loovuslikku poolt ja peate te võib-olla tegema midagi, mille vastu te tunnete nagu kirge ja see peaks teid siis viima mingi edukuse võidukuseni või isegi kuulsuseni. Kaljukitsed. See oli siis selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kellel on võimalus kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ja kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati mind jälgida Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin veevalajatele tulemas aprilli alguses. Mis on veevalajatele tulemas aprilli alguses? Ja ossa, tundub, et siit on päris palju mingeid arenguid toimumas veevalajate jaoks. Sellepärast, et esimese kaardina tahtis mulle siin paki vahele kohe kinni jääda tähekaart. Tähekaart ehk staar võib siis tähendada isegi sihukest nagu kuulsuse või tuntuse energiat, et ma ei tea, millega te tegelete, aga keegi võib siin saada kuulsaks. Igal juhul see kaart on siis nagu sihuke meeletult suur potentsiaali kaart, et mingis olukorras on teil siin siis hästi palju potentsiaali ja tegelikult räägib see kaart ka siis universumi toetamisest ja sihukesest nagu kaitsevõimest, et mingis olukorras olete siin arenemas. Igal juhul tähekaart ütleb nagu seda, et kui te ise panustate mingitesse olukordadesse, siis te saate sealt ka nagu positiivseid tulemusi ja täpselt sama ütleb tegelikult ka järgmine kaart, milleks on siis müntide 8.
ja müntide 8 ütleb täpselt sama asja, jah, et kui te panustate mingitesse olukordadesse või et tasub panustada siis nendesse olukordadesse, kus te tahate näha seda arengut ja seal need arengud ka toimuvad. Muidugi müntide 8 on nüüd natukene sihuke nagu kannatlikkuse kaart, et tasa ja targu ja kes tasa sõuab, see kaugele jõuab, on ju. Et müntide 8 kindlasti tähendab sihukest head materiaalset energiat. Samas see on sihuke õppimise, treenimise, harjutamise kaart või millegi nagu ülesehitamine, et midagi te ehitate siin ülesse. See võib olla mingi tööalane asi, aga see kindlasti võib ka olla siis sihuke nagu eneseareng. Aga lihtsalt, et siis teate, et te peate olema nagu kannatlikud ja tegema seda tööd edasi ja läbi selle te jõuate siis mingite tulemuste ja lahendusteni. Muidugi nüüd kolmanda kaardina on siia esimesse ritta veevalajale välja anda ka sauade 7. Ja sauade 7 on siis endale või enda põhimõtetele kindlaks jäämise nagu kaart. Ja kindla peale sihuke nagu tegutsemine, et sauad räägivad aktiivsusest, loovusest, kirlikkusest ja see aktiivsus räägib siis nagu tegutsemisest. Ja sauade 7 nagu ütleb seda, et kui te võtate vastu siin mingi otsuse või teete ära mingi valiku, siis liikuge kindlameelselt sellel teel edasi. Ja võib-olla siis negatiivsema poole pealt see kaart ütleb, et siin võivad mingid inimesed meelega üritada teid nagu mõjutada või tõmmata teid enda teekonnalt nagu kõrvale või juhatada teid nagu halvale suunale. Et siin ongi see, et te peate rohkem usaldama enda nagu sisetunnet, et kui mingid olukorrad või inimesed tunduvad teie jaoks kahtlased, siis tasub nendest nagu eemale hoida ja tasub siin nagu endale kindlaks jääda ja kindlalt tegutseda sellel sihil, mida teie nagu näete, sest siin esimeses reas siin on tõesti nagu meeletult suur potentsiaal, et igal juhul tegutseda edasi ja ärge laske võib-olla kõrvalistel isikutel ennast liigselt häirida. Nüüd muidugi teist rida tahab veevalajate jaoks alustada müntide baas. Baasid on hästi nagu nooruslikud energiat. Kindlasti võib see tähendada ka nooremapoolset materiaalselt heal järjel olevat austajat. Võib-olla siis heal järjel olev austaja tõesti, aga see nooruse energia, eks ju, et pigem ma arvan, et siin on endal võib tekkida mingi sihuke hästi hea nagu uus huvitav idee ja tegemist võib olla seotud ka siis mingi materiaalse asjaga, sest mündid näitavad ikkagi raha ja küllust, samas muidugi ka viljakust, eks ju, et see võib olla ka sihuke viljakas nooremapoolne austaja. Et võimalusi siin on ja võimalusi on ka mõlemale sugupoolele, aga tihti jah, siis müntide baas on sihuke kaart, mis ütleb, et teie teekonnale satub mingi ülimalt hea võimalus, haarake sellest võimalusest kinni, kasutage see võimalus ära, sest see osutub teile kasulikuks. Et olge siis valmis uuteks positiivseteks võimalusteks. Ja nüüd eelviimase kaardina tuleb veevalajale välja ka karikate kuningas. Karikate kuningas on siis kuningatest kõige spirituaalsem kuningakaart. Kindlasti ta tähendab sinna intuitiivsust ja empaatia võimet. Karikate kuningas on hästi avatud meelega inimene, hindab olukordi kaine mõistusega. Tegemist võib siis olla emotsionaalse inimesega, aga samas inimene peaks oskama enda emotsioone väga hästi kontrollida. Et veevalajad, kui te tunnete ennast selles energias ära, siis on see teie energia või võite te saavutada peatselt selle energia. Aga kui te ei tunne seda energiat ära, siis väga võimalik, et see on sihuke nagu austaja, partneri või lähedase isiku nagu energiakaart. Et tegemist on küll siin kuningaga ja meesenergiaga, aga samas meesenergiat võib olla nii meesterahval kui naisterahval. Eriti just siin võib-olla selles lugemises, sest siin esimese rea järgi tundub natukene sihuke nagu karjääri energia ja just siis nii-öelda karjääri naistel on ka natukene rohkem sihukest meesenergiat, aga samas jällegi karikate kuningas on sihuke spirituaalne meesenergia, eks ju, ja spirituaalenergia peaks siis väga omane olema ka naisterahvastele. Nüüd viimase kaardina on siin aga veevalajale välja tulemas karikate 3. Ja see on nüüd ülimalt positiivne, sest karikate 3 tähendab siis positiivseid sõprussidemeid või suhteid ja võib-olla te peaksite siin natukene rohkem aega veetma siis mingite positiivsete sõprade seltskonnas ja võite siis saada sealt ka seda positiivset energiat vastu. Muidugi karikate 3 nüüd võib olla sihuke nagu pidustuste või tähistamiste kaart, et väga võimalik, et te saate siin mingit suurt edukust tähistada ja lõpuks on siis veel karikate 3 ka selline kaart, mis ütleb, et mingite pidustuste või tähistamiste käigus te võite tutvuda mingite uute ja huvitavate inimestega. Nii et potentsiaali on siin meeletult. Tähekaart ütles, et siin on mingi meeletu potentsiaal. Ma siis tõesti ei tea, mis olukorras see on. Pigem tundub, et on siuke nagu karjäärialane, kuna siin on neid münte ja ainult üks isik. Aga võib siin ka olla siis mingi suhte energia selle karikate kuningaga, kuna tegemist on siis ikkagi mingi siukse romantilise või emotsionaalse energiaga nende karikate näol. Et võimalusi on, tasub siin tegutseda edasi ja sauade 7-ga jääge siis endale kindlasti
kindlaks ja ärge laske liigselt teistel inimestel ennast mõjutada. Veevalajad. See oli selleks korraks teie lugemine. Kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga. Kes soovib kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaladele. Kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga. Kes saab kanalit toetada, võiks liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis on siin kalakestele tulemas aprilli alguses. Mis on kaladele tulemas aprilli alguses ja ma ei teagi, ongi olemas väga kiiresti need kaardid ja ülimalt meeldiv, et ei pea siin 2 korda seda pakki läbi segama. Muidugi enamus kaardid tagurpidi, ainult 1 kaart on siin õiget pidi ja esimene kaart kaladele on siin nägu ülespidi mõõkade 2. Mõõkade 2 on natukene siuke nagu blokeeritustunde kaart või justkui siis ma ei tea, kas 2 vahel olek, et väga võimalik, et siin kaladel on vaja teha ära mingi valik või võtta vastu mingi otsus. Muidugi natukene on siin selle blokeeritustundega siuke nagu illusioonide vangis olemise energiat või võib-olla on siin mingid mineviku olukorrad tekitanud mingit hirmu ja tänu sellele siin keegi ei julge tegutseda. Aga kohe vaatame, teise kaardina tuleb siin kaladele välja ka müntide paas. Müntide baas on siis, või kõik baasid on siuksed nagu nooruslikumad energiat, võib see kindlasti tähendada mingit uut head mõtet või ideed, eriti siis mingit materiaalset mõtet või ideed või mingit ärialast mõtet või ideed, sest siin on siuke külluse ja rikkuse energia. Muidugi jällegi baasid võivad olla nooremapoolsed austaja-kaardid, et see võib kellegile tähendada siis ka nooremapoolset, kas heal järjel olevat austajat või viljakat või külluslikku austajat. Et väga hea energia ja muidugi müntide baas võib mõnikord ka siis rääkida mingist heast nagu võimalusest, et see kaart ütlebki, et haarake mingist võimalusest kinni või kasutage mingi võimalus ära, et see osutub teile kasulikuks. Kolmanda kaardina tuleb kaladele välja ülempreest rinna ja tänases lugemises esimest korda tuleb ülempreest rinna välja. See on siuke hästi nagu müstilise energiaga kaart, et ta mõnikord ma ütlen, et see tähendab siukest nagu tarolugeja energiat, et see taro on ka natukene siuke müstiline asi, et lihtsalt laon siin kaarte ja väga paljudel resoneerub, on ju. Et te võite siin ka näiteks avastada mingeid spirituaalseid võimeid iseendas või siis te võite midagi ka nagu teada saada, mingi saladuse või midagi taolist, et hästi suur siuke nagu avastuse kaart, aga enne kõike siis ka siuke nagu eneseavastus, et tõesti võite siin ennast siis avastada ja eriti siis spirituaalselt ja võite ka avastada intuitiivselt mingeid võimeid. Te võite teisi inimesi hakata nagu paremini tajuma või lugema, et midagi siin sellist on. Muidugi see on ka natukene siuke nagu nutikuse kaart, et võib-olla te peate siis enda siukest nagu kavalust või nutikust mingites teatud olukordades ära kasutama ja võib-olla ka tänu sellele te saate siin midagi nagu teada, eks ju, et keegi räägib ennast sisse või ma ei tea, mingi siuke huvitav energia. Muidugi nüüd teist rida alustab kaalude jaoks sauade baas ja jällegi siis teine baaside energia, mingid nooruslikud energiat siin on või mingid uued huvitavad mõtted või ideed, et samamoodi sauade baas annab siukest sama energiat. Muidugi nüüd sauade baas, aga selle sauaga tähendab ta siis tugevalt mingit seksuaalenergiat, enesekindlust, entusiasmi, et see on natukene ka siuke nagu uuesti proovimise kaart või väikeste riskide võtmine, et see kaart võib öelda nagu, et kui te minevikus midagi nagu proovisite ja võib-olla ei tulnud nii hästi välja, siis võib-olla nüüd peaksite uuesti proovima, et osutub see olukord teie jaoks nagu edukamaks. Ja sauadega natukene võib-olla ettevaatlik peate olema, et siin see sauade baas võib ka tähendada nooremapoolset võib-olla kütkestavat või kirglikut austajat, aga siis peate ettevaatlik olema, et see inimene ei oleks väljas ainult füüsilisele kontaktile või midagi taolist. Aga üldpildis suhteliselt positiivne energia siin. Nüüd eelviimase kaardina tuleb aga kaladele välja mõõkade 6 ja mõõkade 6 enamasti räägib mingitest uutest algustest. Et keegi on siin liikumas mingi uue alguse poole ja samas see mõõkade 6 on siis ka mingite probleemide või raskuste ületamise ja seljatamise kaart. Et see kaart ütleb siis, et raskemad ajad on nagu selja taga, ei tasu liigselt palju muretseda, aga ta räägib natukene nagu negatiivsest suhtumisest, et ma ei tea, kas see on teie energia või kellegi teise energia, et keegi hoiab siin natukene liigselt kõvasti kinni mingitest negatiivsetest mineviku kogemustest. Et tegelikult peaks siis need asjad enda sees läbi töötama ja peaks vabanema sellest negatiivsest energiast. Ja suhtuma siis nagu positiivsemalt, sest tegelikult on mingi uus algus juba teie poole nagu liikumas.
ja lõppkokkuvõttes ei saa siin midagi meeletult negatiivset olla, sellepärast et viimase kaardina tuleb kaladele välja karikate 9 ja karikate 9 on seksuaalse ja emotsionaalse rahulolu kaart. See tähendab hästi palju nagu siukseid positiivseid emotsioone ja see kaart ütleb, et mingi olukord siis teie elus võib juhtuda, et te tunnete justkui nagu teie mingi soov oleks täitunud. Et see kaart on natukene siuke nagu üleoleva energiaga kaart või nagu siuke ülima rahulolukaart, et see panebki nagu arvama, et teie elus juhtub midagi sellist, mis siis tekitab teist tunde, nagu teie mingi elusoov või unistus oleks täitunud. Et noh, ma ei tea, ainukene negatiivne või noh, tegelikult ei ole siin ühtegi nagu täiesti negatiivset kaarti, et nii see mõõkade 2 kui see mõõkade 6, et mõlemad on siuksed natukene nii ja naa kaardid, muidugi see mõõkade 2 ja 2 baasi, eks ju, et siin võib tähendada see ikkagi mingit siukest nagu austajate energiat ka, aga siis teadke ka seda, et ühel austajal võivad siin olla rohkem siuksed füüsilise kontakti eesmärgid, aga teisel võib-olla siis mingid rahalised eesmärgid. Samas noh, ei pruugi kumbki neist olla nagu siuke negatiivne energia, aga väga võimalik, et siis peate võtma siin vastu mingi otsus või tegema ära selle valiku, aga samas siis on väga hea, et siin on väljas ülempreest rinna, sest ülempreest rinna ütleb, et te saate usaldada siin enda intuitsiooni ja teie intuitsioon peaks teid juhtima siin õigele teele. Kalad. See oli siis selleks korraks teie lugemine, kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite mind alati jälgida ka Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.